Allo? Terid kõikidele lastele ning noortele Pranglilt, Hiiumaalt, Vormsist, Muhust, Kihnust, Ruhnust ning Saaremaalt. Saartelt, kus kool Peel on. Tere kõik suured, kes pidusse on tulnud ning väiksed ka. Tere tulemast Eesti saarte laste 10. pärimuspäevade kontsertile. Eile koolimaja juures lippu heisates kerkis küsimus, et mis pidu me peame, et mida me tähistame. Tähistame saarlust, maarahvaks ning saarlaseks olemist. Tähistame, et tahame ja julgeme olla mitte ainult eestlased, vaid ka oma kodukandi saarlased. Tähistame oma kodusaarte keelt, oma riideid, oma kombeid, need pärimuslikud tööd, mis vahepeal üsna kaduma hakkasid, on uuest moodi tulemas. See tähendab, et oled kõva tegija, kui lisaks eesti ning inglise keelele ka kodukondi keelt kõneled ning mõne päris maatööga hakkama saad. Sest arvuti ning telefoniga saame ju kõik kenasti hakkama. Töötoad olid meil toredad. Õpsime tantsusid, laulusid, mängusid, käisime Mihkli talumuuseumist ning ette tore oli lamma niitmise töötuba. Töötube juhendasid noored saarlased, sest pärimuslikud oskused on laste ja noorte osata. Need on olulised oskused, mis on maarahvast läbi aastasadade elus hoidnud, ka enne internetti. Mõned on meitel juba ammu ilma sõbrad, mõned said alles eile tuttavaks. Täna saame kõiki saari suurel laval näha. Esimene on Muhu saar. Muhu on suuruselt 3. saar Eestis. Muhus on eripärased külad, kus on Muhu moodimajad. Muhu eludel on lood vooderdusega ning viiraliseks värvid uksed. Kunagi olid külades kõrged kivisajad, mille peel olid vanad paadid pandud vanaduspuhkust pidama. On neeju ustavasti ning kaua peremees teeninud. Laval on Muhu põhikooli ja Orissaare muusikakooli koosseis. Üks, kaks. Terit teitele. Meie oleme siis Muhu saarelt ja siin on Muhu põhikooli ja Orissaare muusikakooli õpilased ja õpetajad teie jaoks kava kokku pannud. Meil on veidikene ka siin haigustest tulenevalt koosseisud muutunud, nii et kui kellelgi on ka mõni paber ees, siis me ei või pahanda keegi, vaid mõistame, et peaasi, et me seda kõike kaunist kuulda saame. Meil tuleb täna etteastele nii muusikapalasid kui ka luuletusi. Luuletused on kõik Muhu murdes ja on ka ühe tähe jutud, nii et ma juhin tähelepanu, need on samuti Muhu murdes kirjutatud, aga kõik sõnad siis algavad ühe tähega, et seda saate ise jälgida, kuidas need välja tulevad. Ja me ei hakka iga etteaste vahel eraldi ütlema, mis nüüd tuleb, vaid me leppisime kokku, et ma korra loen ette, mis meil siin kavas on ja siis te saate ise mõnusalt jälgida. Me alustame kõigile tuntud lauluga Muhumaa. Sellele järgneb luuletus Nõnna kena. Seejärel Orissaare polka. Seejärel ühe tähe jutt ja luuletus Muhumaa, Muhumaa. Sellele järgneb pillilugu Valtser oma tehtud. Mida saadab ühe tähe jutt pealkirjaga Küsimus ning meie kava lõpetab kevadel kui maikuu päevad. Ja nüüd kõige tähtsam osa, meie koosseis, kontrabass ja solist Rasmus Saarkoppel. Rahvakannel Anette Kindel. Kromaatiline kannel Riste Õue. Akordionid Liset Kaasik, Roosi Rohtlaan,
ja õpetaja Õie Pärtel. Solist ja jaura Tuuli Tarvis. Viiul õpetaja Anneli Oidekivi Saaremaal. Murdekeelsed luuletused ja vahetekstid Markus Jüri Umal. Anni Tamm lehvitas sealt. Ja mina, Mariann Salum. Me täname teid ja kaunist kontserti. Ühel pool on suur ja teisel väike väin. Poole päevaga ta jaared läbi käib. See on meite Muhu, see on Muhumaa. Kui sa seda epuusu, tule vaatama. Muhu rahvariides tüüdrik koogud lill. Koogud päeva kiirdal särav siilik küll. See on meite Muhu, see on Muhumaa. Kui sa seda epuusu, tule vaatama. Kehvo põllulapp ja kehvo karjasmaa. Siiski saarelt rõõmsat laulu kuuled sa. See on meite Muhu, see on Muhumaa. Kui sa seda epuusu, tule vaatama. Muhu mees see künna päästab ikka merd. Olgu tasuks tal siis täis või tühi mõrd. See on meite Muhu, see on Muhumaa. Kui sa seda epuusu, tule vaatama. Tuul see puhub üle metsa lageda. Puhub põhjast lõunast ikka merelt ta. See on meite Muhu, see on Muhumaa. Kui sa seda epuusu, tule vaatama. See on meite Muhu, see on Muhumaa. Oma
Nõnna kena, autor Leena Peegel. Meite pisikene muhu, munukene ooso rahvas, tuul süle väene ulub, kadakad ja kivid rühmas. Laene loksub ümber saare, kaagas karjub oma jaale, kalurite poadid reas, mõni jahtkua nende seas. Lammas näksib niidu peal, lihaveist tal sõbraks seal, vähikesel putukal ja nallernaadi naal. Põllu jaares ätsed õllud, käokuatsad, kurekellud, uhked kukulinnupätid, liblikas neid jalga sätib. Orav kargab kuuse otsas, kukulind see hüüab põesas. Ööse ööbik laksutab, kenad suita kuulutab. Metsas joosvad kitsed põdrad, jännessed ja metsjakarjad. Jagub neid koad jeede peale, koju õue tuhlimuale. Oled Muhusse sa loodud või siis hoopis siia toodud. Oja ikka meite soart, nõnda kena Muhumaad. Muhumaa, Muhumaa, autor Leena Peegel. Muhumehed, muhedad, mõistujutta mõtlevad, muikus mokki maegutavad, marnergust mõdu maegutavad. Naased nõnna nägusad, näputööga nobedad, niidid nõelad nõksuvad, narmal nardid nossivad.
Küsimus. Autor Leena Peegel. Kis keskis kambris kolada, kirstu koand kergita, kirjud kindad kätte kisku, köiki keesid kaela katsu, kenad käised käkru keerda, kirgupätid keereks kanda. Kevadel kui maikuu päevad, siis kõik õied otsma löövad. Kevadel kui maikuu päevad, siis kõik õied otsma löövad. Tantsin oma kallimaga, käsi tema kaelas, süda mutti kui õnne laevad. Tantsin oma kallimaga, käsi tema kaelas, süda mutti kui õnne laevad.
Aitäh Muhu ja Orissaare pillimängijatele ja lauljatele. Järgmisena tulevad Kihelkonna kooli ja lasteaia lapsed ja juhendaja Ursula Jakobson. Saaremaa on Eesti suurim saar eripalgeliste piirkondadega, millel on oma murded, eripärased rõivad ja kombed. Asume parajasti siin Vilsandi rahvuspargis keset liigi rohkeid rannaniite, mis suve alguses pakatavad käpaliste õitest. Kevadeti ja sügiseti on siin kokkusaamispaigad rändlindudele, kes puhkavad siinsetel laidudel tiiba. Lammas mulle villa, mina villaveerikule, sula selles suured sokid, perepojale pikad püksid, karja poisile kapukad, enäsele heinamütsi. Otsast kukkus käbi, ütles, et suvi on läbi. Kuuse otsast kukkus käbi, ütles, et suvi on läbi. Kuuse käbi, ütles, et suvi on läbi. Kuuse käbi, ütles, et suvi on läbi.
sealt. Männi otsast kukkus käbi, ütles, et suvi on läbi. Männi otsast kukkus käbi, ütles, et suvi on läbi. Männi käbi, ütles, et suvi on läbi. Männi käbi, ütles, et suvi on läbi. Nii. Nii, lähme ära. Aitäh kenadele lastele. Nüüd Mustjala on olnud eraldatud piirkond Saaremaal, paksude metsade taga, teisel pool lai meri. Üle mere paistab Hiiumaa käde. Hiidlastega on keedaja jooksul Mustjala rahvalt sidet olnud rohkem kui Saaremaa teiste kihelkondadega. Sealt on pärit ka kuldsed torupilliluud ning tantsud, mida on mänginud Jaan Piht. Nüüd on laval Mustjala kooli pärimusrühm Sõluk, juhendaja Helje Raaper. uisku tegema ja pärast teeme laevamängu ka. Meil on siin, nagu te näete, laevapoisse ja vanasti olid ju tessad ka laevas. Tüdrukuid oli ka. Ja meil selle Abula kandis, seal on vanasti isegi olnud kaptenid naisi. Et juhtub nii ka, kanged asjad Saaremaal. Kõigepealt siis esimene laul. Ja see räägib siis uisu tegemisest. Aga kuulge ette ka. Panen aga paadi varda nii. Ohte ja uhked uisumehed, ohte ja uhked uisumehed, ohte ja kanged kaalamehed, ohte ja kanged kaalamehed. Teeme seda uisku uuesti, teeme seda uisku uuesti. Paneme paadile paramat parda, paneme paadile paramat parda. Lähme Soomest soola tooma, lähme Soomest soola tooma. Linnast halba kaupa, Aabu linnast halba kaupa, Riia linnast rätikuid, Riia linnast rätikuid ja Pärnus püsti piipusid, Pärnus püsti piipusid ja uhkeid ulaga mütsisid, ja uhkeid ulaga mütsisid. No lähme uisku tegema. Sadam või noor kipsar ka näha. Tere, kapteni härra! Tere, tere! Kust laev tuleb ja kuhu läheb? Laev tuleb ise Saaremaa sadamast ja on teel Pärnu ja Riia poole. Mis on laeva lastiks? Laeva lastiks on mudilad.
Need ei ole mudilased. No need on see võõrliik, mida meite Saaremaa vetes on hulga ja palju. Me tahame neid Riiga viia. Ma tahan laeva ära osta. Tahad ära osta? Aga see on kallis. Kui kallis? 2 miljonit. See on ikka väga kallis. Väga, aga no laev on tugev ka. Tahad proovida? Jah. Ja kui läheb õnneks, siis ma veel sõbramehe hinna ka teha. No proovi. Kuidas kas laev on tugev? Noor kipper, ma arvan seda, et ikka laev on natuke tugev, aga võib-olla tuled meil kus Pärnu ja siis ma lasen sul sealt tagasi sõita. Mis arvad? Tuled kaasa? No, astu laeva. Jõua laeva, kus need kuked kulda joovad, kus need kuked kulda joovad, kuked kulda, kanad tarda. Kuked kulda, kanad tarda, aned haljast tõveda, sõua laeva, jõua laeva, sõua laeva, jõua laeva, jõua laeva, Riia linna, jõua laeva, Riia linna, pärastpoole Pärnu linna, pärastpoole Pärnu linna. Aitäh Sölukile. Järgmisena tulevad lavale õpilased Prangli-saarelt. Prangli-saar on oma põhiplaanilt kolmnurkse kujuga ja nii on saarel 3 otsa. Need erinevad üksteisest oma olemuse poolest. Loodeotsa kuivad niidud vahelduvad lääneotsa niiskete rannaniitudega ja edelotsas on kadastik ja pikalt merre ulatuv kiburikari. Laval on Prangli põhikooli õpilased ja juhendaja Raimond Mägi ja Siiri Piirisaar. Kuurekesed üle metsamaa, üle suurte mägede ja üle merega. Ikka lõuna poole, kus Egiptimaa. Tulge jälle tagasi te kevadisel ajal, kui pungad puul ja põõsal puhkemas me maal. Kõlaks teie häälega just peapuusal. Kui siis jälle meie rajad kuulvad teie häält, siis on kõrged lumemäed sulanud siit säält. Tooge meile lilleaed pikka reisi pealt.
rannik saarte vahel, vedas saarest prangini. See on Sõõsa saarte ahel, aksirammu maalusi. Meie prangi nendest suurem, asub teistest kaugel ees. Loodesti on teemal kahvim, taju kahkes sinimees. Kivikaarid anten püha, jäävad meelde alati. Kuigi olen saanud näha võrreld maid ja randasid. Kuksi saare liiva kaldad, jäädikud need kaldapuud. Tihti varneid viisvalt saasid, mahused on vette vood. Meil laulab lante tahtis, mida mängi ladva teeb. Metsa püühid tormi saadab, liivad viskab kaugele. Siin on minu sünnikodu, mis nii armas minule. Siin ma kuulsin lante müha, olles üsna väikene. Vedetud siin noorusaastad, kõik on mälestuste tuld. Siin on nooruselu rõõmud, siin mu hinge varas all. Saar on minu kodu, kes siin mulle olla saab. Ta on mulle kõige kallim, sa mu väike kodumaa. Aitäh kena laulude eest. Järgmised on Ruhnu lapsed. Ruhnu ajalugu on seotud tihelt ülgeküttimisega. Esimesed asukad olidki ülgekütid, kes 7000 aastat tagasi Ruhnus peatusid. Ruhnu on eraldatud saar Läänemeres. Selle lähim mandripunkt asub enam-vähem 40 kilomeetri kaugusel Lätis, Kolka-Neemel. Saaremaa ning Mandri-Eesti on veelgi kaugemal. Tüki maad merd soite. Ruhnu jäid pidama 14. sajandil Ranna-Rootsi asukad, kelle pärand elab seal Pire-Keisti siiamaani edasi. Laval on Ruhnu põhikooli õpilased, juhendaja Külli Uustal. Allsmäktig Gud i himmelrik och till slut ta hederlig och ta i samma stund ta ti vatten och grund. Han hör vår bön, han sa det i och vandre med oss i liv och död. Ta ti ta tan ti. Vi önskar nu alla av hjärtans grund god lycka och välfärdens salig stund och bedje Gud Fader i Jesu namn att han ville vara vår styresman. Han vandrar med oss i vatten och värld, hans helga änglar vare oss när. Det glädje vi till och Fader kär. Tervitame teid Ruhnu saarelt. Alustasime magava vana rootsikeelse koraaliga, mis on pühendatud meremeestele. Laul rääkis sellest, et meremeeste elu oli ohtlik, aga Jumala abiga said nad alati turvaliselt sadamasse. Tihti sattusid ruhnosed ka Lätimaa randa. Järgmine tants ongi sealt kaasa toodud. Rätsepistus kaevul on Lätist Ruhnu jõudnud tants, mida mängisid ja laulsid Ruhnu rootslased. Tänapäeval on see populaarne rahvatants nii Lätis kui Eestis ja tunnistus sellest, kuidas naabrid üksteist kultuuriliselt mõjutavad. Laulusalmis kuulete ruhlaste poolt kuulmise järgi talletatud lätikeelseid sõnu.
Eesti keeles kõlab see nii. Rätsep istus kaevu, parandas oma särki, imeilus tüdruk kandis mööda ja viskas talle veid kaela. Smocca meite karjame, gritnode fischale, skrode seide sakko, lapasa ofrakko, smocca meite karjame, gritnode fischale. Lõpetame oma kava ühe tänapäevase lauluga, mille on loonud meie kooliõpetajad Kristi ja Külli. See on meie koolilaul. Ruhnu kool sai 150-aastaseks. Siis
Aitäh armsa etteaasta eest, Ruhnu rahvas. Ja järgmisena tulevad lavale Vormsi lapsed. Vormsi on kivine saar. Vormsi on olnud suurim Rannarootsi kogukonnaga asustatud saar. Saare elanikkonnast olid vaid mõned üksikud pered eestlased. Saar on rikas oma kivististe poolest. Seal on võimalik näha üht maailma vanimat korallrahu. Lavale tulevad Vormsi põhikooli õpilased, juhendajaks Sander Paus. Näitame teile ühte lugu, mis on inspireeritud legendist Vormsi saarelt. Seal legendis toimetavad muuhulgas trollid. Troll on selline huvitav loom, keda Eesti lugudes väga palju ei kohta, aga meile kunagi rootslased tõid ja sinna nad ka jäid. Lugu algab peale Vormsi saarelt, kus kord neiu Förbist kõndis üksinda aasal. Vaatas seal ringi ja esimesed märgid sügise hakust olid juba maastikule kirjutatud. Kolletunud lehed, mõni närtsib lillekene. Neiu võttis seda kõike sisse ja see tekitas temas nii sügavat hirmu, et ta läks sügavale metsa, et otsid üles nõid. Madalad vahed, igasugused ürdid rippuvad kusagil siugles suitsuvine ja laua taga istub leegitsevad juustega nõid ja neiu Förbist. Ei sobi mulle üldse, et ka mina ükskord vanaks saan. Kullanõid, oskad sa meid aidata? Kus Muuni metsas Voiperdi paadjuhmu all olevat just Peeter, kes sellest joob, seda ajahammas enam ei kimbuta. Noor neiu, ole selliste asjade ettevaatleb, raunimad püünised on kullast. Parem kullast kui kõdunud puidust. See on sinu saatus, jäta meelde need sõnad. Kus uinus merelohe, seal mind valmis nõiuti. Ta tütrites puhta rohas, seal mind selle rainiti. Sõnad turvaliselt südames läkski neiu Förbist metsa. Sügaval metsa, ürgmets, ainult sõnajalad ja kärbseseened. Ja viimaks selle kõige sügavamale südames leidis ta Huitbergi valge paekülmu. Vaatis see ringi ja uuris, aga peekrit ei paistnud kusagilt. Suurest pihast hakkas ta vastu künka jalamata. Jalami serv tõusis ülesse ja sealt astusid välja 3 trolli. Mis lärm see on? Keegi koputab. Kas ta ei saabus? Vabandan, et teid segasin. Kuulduste järgi olevat siin üks peeker, millest joomine ajab igavesti noorena. Ja kui ongi? Mis sul sellest? Söö rõivata? Jah, palun. Kas peaks? Minugi poolest. Võtku pealegi. Rüübanud siis neiu igavese elu peekrist, läks ta rõõmsalt kodu poole. Kuid iga tee, mida ta võttis, ikka jälle teise ta tagasi
selle sama valge Huitbergi paekühmu juurde. Terve päev läbi ta eksles, kuid metsast ta välja ei saanud. Lõpuks viskus ta põlvile ja puhkes nutma. Ja seda kurba heli kuulis kohalik metshallis. Miks sa nutad, Neiu? Ma ei leia enam kodutööd. Iga rada toob ikka ja jälle tagasi selle paekühma juurde. See lõhnab Peetri nõiduse järgi. Siin on ta kodu ja siit ta ei lahku. Ning need, kes on sellest joonud, jagavad tema saatust. See on needus, aga iga needus saab murda. Ma ei saa aru. Nõia sõnul nõiuti see Peeker Merelohe puhkekohas. Aga siin on ju ainult mets. Praegu kõrgub see mets, aga ammustel aegadel oli see merepõhi. Huitbergi valged paljanid kaunistasid korallid, mille vahel Merelohele uinuda meeldis. Peeker hoiab sellest kinni, aga igatseb merelaineid. Kui ta kord tagasi merre saab, murdub ka needus. Meri on kaugel. Kas tõesti pole siit pääseteed? Peekri maagia on karm, aga mitte ühel. Ta on valmis sinust loobuma, kuid keegi peab tulema sinu asemel. Ja need sõnad, keegi peab tulema sinu asemele. Nendega tekkis Neiu peas mingi mõte. Aga selle mõtte teostuseks pidi ta pöörduma taaskord nende trollide poole. Vabandan. Teie seltskonnas on küll tore, kuid nüüd on mul aeg lahkuda. Kuulduste järgi laseks Peeker mul minna, kui keegi teine võtaks minu koha. Kas te saate mind aidata? Keegi teine? On sul keegi võtta? Mis ta sulle tegi? Naaber, kui ma sahvrist mahla käisin võtmas, rääkis ta kõik välja. Miks ma peaksin talle kaasa tundma? Pealegi, ta on nii naiivne. Kui saadan talle kirja, siis ta kindlasti tuleb. Kas te saate mind aidata? Saame, saadame ronga. Aga mitte niisama. Ai, see lähen maksma. Ma asendan too kogu enda vara. 30 hõberaha. Kirjutan talle, et olen röövitud ja et see on nunaraha. Siis ta ajab Peekrist ja me justkui lahkuks koos. Mina jalutan koju ja tema leiab enda tee siia samasse tagasi. Kiri valmis, läks rongaga teele. Ja kõigest 3 päeva hiljem saabuski metsa Förbi Neiu naabritüdruk, käes 30 hõberaha. Aga enne veel, kui nad trollide poole pöördusid, sosistas Neiu Förbist enda naabrile midagi kõrva, midagi tähtsat, midagi salajast. Siin on teie raha, laske tal nüüd minna. Kõik on siin. Tehing tehtud. Võtame selle peale. Skool. Mälestuseks, hüvasti, trollid! Naabritüdruk ei võtnud selle peale. Ja trollid enda ahnuses, lugedes seda raha, nad ei mõelnud tähelegi, et see Peeker läks tüdrukutega kaasa. Muidugi, kuna Peeker pole kodukohast kunagi kaugel läinud, siis ega nad mures ei olnud. Aga Neiul Förbist olid ju südames nõiasõnad. Ja trollid sai üle kavaldatud. Seal, kus uinus Merelohe, seal mind valmis nõiuti. Ka tükikesest puhkekohas seab mind sellega ainiti. Nii kauagi tükkuda kodust on meiega. Saad sa vabalt liikuda. Mis edasi saab? Viskame kivi koos Peekriga merre. Nõnda murdub selle nõidus. Aitäh, lapsed!
Sõrulaste maa ehk Sõrvemaa on Salmejõest, hakkab Salmejõest pihta ning lõpeb Sõrvesääre tipus. Paljud inimesed ütlevad, et seal lõpeb maailmee. Nii et pole mitte. See on maailma hakadus, mitte lõpp. Laval on Tammeaugu lapsed Sõrvemaalt. Juhendaja on Tammeaugu Mari. Meil on täna rohkem pille kui inimesi. Sõrve lastega selle korra meil oli sõukene plaan, et muidu me kogu aeg laulame neid vanu regilaulusid ja mängime, tantsime. Aga selle korra me mõtlesime, et võtame vähe moodsamat muusikat plaani. Ning võtsime ette suks asjad, ega neid vanu Sõrve mehi ja naisi nii väga palju enam ju võtta pole, aga õnneks on internetis ju kõiksug asjad saadaval. Me käisime kirjandusmuuseumis läbi interneti ja siis lapsed kuulasid need muusikat, mis sinna salvestatud oli vanade sõrulaste ning saarlaste käest. Ning need 3 lugu said nendele kohe nii meelepärasteks, et siis me otsustasime, et need me siis täna siis ära laulamegid. Aga esimese loo võtame ikkagi hoopis kandlauli. Esimese loo, et ma nüüd valesti ei ütle. Ja, esimene lugu on üks meremeeste laul, mida laulis Sofie Vahter Kaavi külast kunagi 70. alguses Ingrid Rüütlile või kes seal tal kuulamas seda käiski, ega ma määleta. Ja siis Sofi laulis seda laulu, mida nüüd Auli ja Orm laulavad ning ma aitan ka. See oli viltu või võtame teised. Aga et need vana ja meremehed, ega nemad mingit naljalaulu ei laulnud, nemad laulsid peamiselt 2 asjast. Üks
oli surm ja meri. Ja teine oli see lõbusam pool elust. Nüüd tuleb lugu Tee oli viltu, aga seda mängivad nad hoopis pillide peal, sest et need sõnad kõlbavad laulda küll, aga mitte lava pealt ning laste suust. Paneme käima. Üks lugu tuleb veel tegelikult. Ja no okei, see oli kummardamiseks mõeldud olju, sa võid nüüd tagasi istuda. Nii, aga ja kolmas lugu on ka jälle Saaremaalt. See eelmine oli Kärla külast kunagi ära salvestatud. Ja viimase loo laulis üks Priidu, kes elas kusagil seal Sõrve kantis, ma nüüd peast enam ei mäleta, kus see Priidu elas, aga igatahes ta laulis sellise laulu, et ma käinud läbi ilmad maad ja kannan raha kotikest. Paresku tuli kohtust, et mul antaks nuhtlus, sest mu näpud pikaks veninud. Ma varsti suuren ära selle ilma kära, jääb aga miinust eemal kaugele. Kui ma jõuan päevariiki, sinna õnnelikkude liiki, kus kõik riidastikku laulavad, sest tooga üks peab oma last valitsema madalast, et ta võtaks sellest õpetust. Aitüma sörulastele ning järgmiseks tulevad
Kihnlased. Kihnumaad ümbritseb meri, on madal ja kivine. Seal on rohkelt väikesi laide ehk saarduid ning ka madalaid veealuseid seljandikke. Need kohad meeldivad väga lindudele. Ja Kihnu külje all Sangelaiul saavad kokku viigerhülged, olles kogu Läänemere suurim viigerhüljeste koondumisala. Lavale tulevad Kihnu kooli õpilased, juhendajaks Egert Pull. Head sõbrad siit, miks sealt poolt merd. Meid tuleb ette hea meel näidata või siis anda edeteitele üks pisikene etendus, millest te saate teada, mis tegelikult täna meitel seal Kihnu maa peal sünnib. Nii et jääd vaatamist. Tulga. Kas üldse tuleb viimas otsas põlõgid vahet, kas tuleb või läheb peale mu hoikamta? Kädiseg mitte naapaelu. Eluaeges sai sõupaadiga koha üle käydud. Ei, miost enam pole sõudajad. Viimas lõu käe peotähe ning ma enam pilli ka mängitud mitte. Oi, kus tuli pillimees välja. Tee üks lugu pilli siis. Läheb aeg võõtast ära rutamini. See küll imelugu. Tuleb siis, kui aega soab. Mõnekorra unutab meid suutumaks hää. Rääkig selle korra oma ja paksus. Kuule, kui sea peale kiirnuudite mamma kartulisööks, oleks sea ise kohatere ramusam. Šookana rihavaris. Õienda. Leede, loe parem ede. Sassi hakka kirjutasse. Enne, ime ei põle, et praam hiljas jääb. Jälle muutsid seda praami graafikut. Tuleb hoome või? Hakkab pihta. Suilase pidekohe taha kohe nagu triik raudpalakat kaadu ning sügüse seisab sadamas vana ülge. Seol ka ühte äde. Leede, Sassi hakka veel kirjutasse. Tibrike, tahate su tuulepaik teha? Omiti sooma lõkke lehvitama hakata. A mis siis teed? Kui need tuulikud naabelu tuult teged, et kõrdi enne, et me peale hüved. A võib-olla viib üldse Kihnumaa minema, Soome ka äkest Ameerika. Põlu hullu kedagid. Need hakkavad raha jahama ning varsti oleme rikkad, et taskud maani münte täövda. Siis ei liigu see Kihnu siit kusagile. Meiter rannad kive täis. Eks see Kihnu rand on üks elus kivine kallas. Kihnu kallas, liivaine
alla, sinna, kus tapur on. Kus tee viib mägedest alla, sinna, kus tapur on. Sahised pilliroog rannal, laulab lainete all. Tuul laulu kaugele kannab, merel, kus viibib mu arm. Tuul laulu kaugele kannab, merel, kus viibib mu arm. Kuuledes tormi laulu, tähisöös igatsen sind. Miks oled sa minust nii kaugel, kas tõesti oled unustanud mind? Miks oled sa minust nii kaugel, kas tõesti oled unustanud mind? Ikka pole laeva nähele. Kus see meid teil kiiret on? Uudisilehtedes küll veel. Enne Mardi Antka on ministeeriumi kaiban. No asja tämäl kehvest on. Vana hakkan joonilaupa õhta hobosega joonitulele minema, nii mõtle, valla teed seoks ja auka täüde, et lõhkus oma hambad Nüüd tahab uude hammastele rahasooja. Elde pühe, Jeesus hoidka. Ei aita, tuleb omale helikopter osta. Teed kaudu ei soa enam liigutud. Mind ei jääd sealt lehest lugeda ande. Jah, muuseumi katust ole haritud. Nii mõtle, saame juba enne tuulikusi oma miljoni käde. Lastekuulima läheb lõpuks remonti. See küll jää. Lapsed saavad soojad toad. Tuleks neid ainult juure. Õi, en näe. Lae ääres. Eluga nüüd. Kas tõest on nüüd nii, et ei pääsegi lõnnasaia sööme? Noh, vana, ei pole muud asja, kui tuleb aardele valu anda. Tasa sõvad, maesemale jõvad. Seal kaugel merel on purjetamas laev. Tema kannab rasket koormat, ei pööle temänsest laev. Tema kannab rasket koormat, ei pööle temänsest laev. See tüüri juures seisab priske meremees. Tema käega ratast keerab, tema kompass seisab ees. Tema käega ratast keerab, tema kompass seisab ees. Saab juures sõida laeva, näha otse õigel teel. Ei tunne muuret vaeva, mis juhtub tuulema. Ei tunne muuret vaeva, mis juhtub tuulema. Purjetesse lae lennab edasi. See noormees vaatab üles, kui paistab selgest ööd. See noormees vaatab üles, kui paistab selgest ööd. Mida ma mõtted käivad, seal kaugel koduteel, kus sööb üks keena neiu, tema järel leinama. Kus jääb üks keena neiu, tema järel leinama.
Aitäh, Kihnu kooli õpilased. Järgmised on Käärla rahvatantsurühmad Patsi Justi ja Naadresed. Nii. Hiiumaa ajalooline nimi on saksa keeles Tagö, mis tuleb rootsikeelsest sõnavihendist päivasaar. Nimelt asus saar Rootsist 1 päivatee kaugusel. Teie kuulsite Torupilli Jussi lugu Vana voortants, mis on pärit Emmaste kihelkonnast. Selle tantsuga tahame me tervitada enda võõrustajaid, sest see tants on pärit kihelkonnast. Järgmiseks näete Krossameest. Krossamäe tantsu kohta öeldud vanasti, et see tants nalja ei mõista. Peavad ikka kerged jalad olema, kes seda tantsib. Tantsu tantsitud nii hoogsalt, et pillimehed mängid silma peast välja. Selle tantsu igaks hakkama ei saanudki.
oli polka Pühalepa kihelkonnast Palukülast. Viisiks kõlas vabrikutööliste polka. Kuule Adele, mängi meile nüüd üks takkalaadi ka. Aitäh kenade tantsude eest. Nüüd on kõik saared oma edeaste ära teinud ning hakkab sõnavõtmise aeg. Agaduseks on Mihkli talu muuseumist Margit Tammeleht. Tere õhtust ja 1000 tänu nii kena kontserdi eest. Otse kahju oleks olnud kodu täna õhtul olla. Ja kauges külas peavad inimesed kogu hoidama. Kallid korraldajad, aitäh, et kampa kutsusite. Tänu teile ja tänu neile noortele inimestele, kes te täna ja eile meie õue peale sattusite, sai mettesuvi ka 2 päeva pikemaks. Ja õue sai kilkeid, naeru ja röömu täis. Ja need, kes ei ole sattunud meil eile täna, siis me mängisime siukest pärimuslikku seiklusmängu, kus peamiseks auhinnaks olid loomulikult värske õhk, vahva seltskond, kenad inimesed ja ka teadmised. Aga neile, kes ikka kõige rohkem punkte said, siis nendel on meil muuseumi poolt siukene pisike meene ka välja õigata. Nii et tänane meeskonna võistluse võitja oli meeskond number 5, kes iseenesest oma lehe peal oli kirjutanud oinad ja siuksel lähemal selgitamisel selgus, et seal taga on tüdrukute nimed, nii et ma hõikan välja tüdrukute nimed, ühesõnaga, kes meilt väikesed meened saavad. Nii et Anette Kindel. Siis Roosi Rohtlaan. Riste Õue. Tuuli Tarvis. Ja Lisett Kaasik. Tuleb välja Muhu tüdrukud. No näed sa. Peaaegu kodukatuste tugimuhu mehed tegid meil uued rookatused ju.
nii et sealt need tarkused tulevad. Igatahes aitäh teile ja aitäh kõigile ja tulukest silma pärimuse edasikandmisel ja mõnusat piu jätku. Ning lõpetuseks on Anneli ning Marika. Ma ei tea, mis järjekorras. Ega see pidu sellega veel ei lõppe, aga on asjad, mis tuleb teha, et muidu ei saa mitte edasi liikuda selle peoga. Kangest kena pidu on olnud, kangest kenad need esitlused ja tantsud ja laulud ja sai naerda ning sai natus nutta ka ja siis on kena pidu, kui ikka naised nutavad, eks ole ju. Härdusest mitte sellest, et oleks kuidagi sant või niimoodi. Ikka, et nõnda kena on, et ega naised nutvad, siis kena. Aga nüüd on sõuke koht, et ma palus heie meid ede keikide rühmade juhendajad. Kohe keik tulevad siia, jah? Sükust moodi. Kõikide saarte esindajad, jah? Praegu iga saare esindaja tuleb praegu siia. Üks tuleb praegu siia, jah, siis pärast vaatame, kes veel tuleb. Tule siia rivi peale. Mari tuleb siia, tule sa, Marian ka siia, tule sa ka, vaatame, kas saab keik kogu. Nii, nõnda ära moega. Tule ikka, muidud, kus sa saab pääsed siis? Nii, vaatame, kas arv klapib ega. Vaada, loe sa Anneli kogu. Loe nüüd, vaada, keik on kohtas. Üle pole siin kedad. Aga olge tee siis kahekki. Hoidke kenast käest kinni, kui te olete üks, siis on täpselt õieti käest. Just. See näitab Saaremaa ning Muhumaa ühtsust. Just. Siis kena. Ja meitel on nüüd teitele tarist anda igast asju. Meitel on siin mitmeid värkisid ja ma räägi ära, mis värgid siin on. Meitel on siin igale saarele suukene kena album. See on Ammukeri album Siiru-Viiruline, kes näinud pole, see praegu lähemalt ei näe ka. Aga kes tahab saada, tuleb räägib minuga või räägib Mariga ja siis on mitte lõidel. Ja see on just kangest kena album, nagu te näete raamat, eks ole, ja plaat on ka vahe. Me oleme kõik ise sisse laulnud, kõik Saaremaa laulud. No kõik, ma tahtsin, kõik need siin sees on Saaremaa laulud, mitte et kõike Saaremaa laulusid pole siin sees. Ja siis ma annan niimoodi, sina anna iga ühele. Ja siis on meid teil anda igale rühmale kenasti, Anneli hakkab jagama, anname iga ühele purgi metko. Vaata, kui need plaadid ja need albumid on koos lastega lugemiseks ning loolmiseks, siis me potitivad meside pääled kenasti lahti, et iga laps peab siit saama ka ikka natuse saia peale mett. Ja. Mari räägi palju ühelega. Ma räägin ise ka rääkida. Jaa, et me panime siia peale ühe väikse kleepsu ka, kus on kirjas, et mille järgi see õruliselt ära tunneb, et mis peab olema, et kus B on ning kus on see põlve õnne all ning kus on küünarnukk ning mis metel siin veel on, kainuauk ja no muud suuksed tähtsad asjad. Jah, kõik, mis oluline on seal kirjas. Just, et kui tuleb sõruline vasta, siis on näha, mõõka välja näeb. Nii, siis on meitel tehtud veel suuksed väiksed vimplitsi. Vaada, anna neid iga ühele. Kes pole meie poti saanud? Vaatab, ju see pärast vaadab. Ja siis on iga ühele vimpel ka. Ning siis keegi lõpuks ma siis anna iga ühele tänukirja, suuke kiri, et siin on veel, et ma kantost andma Ruhnu põhikool, aitäh tulemast ning kena keik. Prangli.
Nüüd ma tean, et need on küll rühmade esindajad, aga teitel oli kaasas veel hirm palju teisi abilisi. Tulge need abilised ka kõik siia ede teisma, et me oleks täpselt teada, kes need kenad inimesed on olnud, kes on aitanud meite lastel need lood selgeks õppida ning nii, ja Anne, ja nendel on siis kõigile tehtud siuksed tatrapadjad, pehmed kivid meite randast, siuksed asjad. Pehmed kivid meite randast, minna võib vaatama, iga ühele saab sõuka ka. Jaa, kõikidele. Sulle ka. Sa võid võtta. Võid küll. Ei pea kartma. Nii, ja senikauba, kui Anneli need kive seal jagab ja natus nad siin kahtlevad, kas võtta pehmed kivi, nad vist väga ei usu selle sisse, ma vaatan need saarlased siin. Teeme meie ühe suure aplausi kõikidele nendele õpetajatele ja toetajatele. Mine. Nii. Oljule ka. Nii. See oli nõnda kena, seda oli umbes kena kuulda. Mis nüüd juhtuma hakkab, on see värk, et see, kus need juhendad oma vidinate astidega lähevad, seda ma täpselt ei tea. Ja kuidas nad pihku mahtuvad, kõik see kraam nendele. Aga meil on seal ees, foajees, esinejatel lastele enne kõik. Oi, siis ma annan sõna nüüd, jah? Ei, nii ruttu nüüd ikka küll me siit ära ei lähe. Me tahame ikka omalt poolt ka vastuvõtjaid väga-väga tänada. Meil on siin olnud hea ja hoitud olla ja eile me sõime kala ja leiba. Täna me tahaks teile anda ikka midagi magusat ka mokale. Aitäh teile! Kihnu Saare poolt me tahaks teha veel ühe suure tegelikult aplausi ning öelda suur aitäh kõigepealt ühele väga tublile naisterahvale, ilma kelleta me täna sii kindlasti ei põleks ning kes jääb ikka selle krõbiseva meitele rahakoti vahele. Teeme ka Liinale ühe suure aplausi kõigepealt. Aitäh sulle! Ja Kihelkonna koel andis meitele terve vist aasta meevaru, me arva, et me saame seda hakata lastega sööma, aga meitel on meel Kihelkonna koolile vasta anda 2 eri sorti teed, mis meite siis oma õpilased on Kihnu maa pealt üles korjan ning äkujatan ning siia pakisse pann ning aitäh kutsmast! Nii, Prangli saar tänab ka teid vastuvõtu eest ja oma pärimuse jagamise eest. Ja Prangli saare peal tehakse palju puidust käsitööd. Nii et Kihelkonna koolis oleks alati aeg õige. Ja teisel korrusel seisab kell, nii et sinna võib ilusti uue kella panna. Nii, ja siin veel natukene koduhoidiseid teile, et jagage siis sõbralikult ära. Aga suured tänud teile! Nii, ja Muhu mäletab kõige värskemalt, mis tunne praegu siin korraldusmeeskonnal on, meie saime eelmesse tunda ja meie poolt on ka ikkagi natuke magusat ja meil on üks roosikimp ja et see kimp pangeda rahvamajja sellise koha peale, et ta sümboliseeriks seda jõudu, mis on ühe meeskonna taga. Sest et sellise suure asja tegemiseks, et meil kõigil siin oleks nii hea olla, on vaja ühte tugevat juhti ja juhi kõrvale tugevat meeskonda, kes tunneb ennast hoituna ja on motiveeritud seda kõike tegema, nii et see kõik oli suurepärane, mis te tegite. Ja siia kõrvale enne kellegagi tuli jutuks, head õpilased, kes te olete siin saalis, te võib-olla alles, kui te olete 30, mõtlete tagasi, et vau, päris äge ikka, et ma ka kunagi seal olin ja tegin seda. Te ilmselt praegu, paljud siin saalis ei kujuta tegelikult ette seda väärtust, mida teie kannate meie saarte traditsioonide ja kommete jätkumisel ja et me kõik saaksime nii hästi ja neid kõik ilusaid asju hoida ja jätkata,
et Muhu tänab kogu südamest kõiki osalejaid ja korraldajaid selle võimaluse eest, et see jätkub. Seda asja ka. Kuulge, õie kallistame ära. Jaa. Nii. Sa tuled, räägi sa vahepeal. Ja, et Ruhnul on nii hea meel, et me ikkagi kohale jõudsime ja siin on nii palju ja kõik ilusad asjad on ära öeldud, tõesti nende sõnadega ühineme ja kes on ka meie abiline olnud, on meie muusikaõpetaja, keda siin täna ei ole, aga peale selle kõige on tema väga armas kottide tegija ja siin on siis meie kool peal ja vaadake, mis siin sees ka on, et see on kõik teile. Käsikäes on sõprushool, see on me väike Ruhnu kool. Ruhnu kool 150. Meil on see aasta on see 150 tähe all, nii et kõik on oleks nagu jõulud. Ja Vormsi ka tänab teid, saate ka ühe koti juurde ja meie teeme meevahetust, saate Vormsi mett vastu. Vaid suur täh kutse eest. Nüüd on küll šõuke lugu, et ma ei saa tõesti öelda, et mul pole kottigi, mul on nüüd päris mitu kotti, eks ole, aga mul on tänamata üks väga oluline seltskond. Kallid Ammukeri naised, tulge nüüd teie siia. Teie tulge kõik, jah, need sealt tagant, just need kõik ja see, kes seal peitu läks, tuleb koo. Tulge teie kõik siia. Tulge te nüüd kõik siia, sedamoodi seiske siia rahva poole näuga. Teie ei pea kuskil minema, seiske paikas. Kõik see Ammukeri tiim tuleb kohale ja Sabine tuleb ka siia kõige otsa. Tule Sabine, sa ka ikka. Tule. Aga et vaat see on nüüd see, et siin, kes see ütles, et mis kolmekesi ära teeb, me tegimegi kolmekesi, kus Liina oli kindlasti meie suureks toeks ja nõuks ja abiks. Väga hea koostöö oli, aitäh. Anneli, kes hoidis projekti kursil ja siis, kui läks päriselt asjaks, ehk kes need paar viimast päeva on usinalt töötanud, nii kui üks ühtne väga armas mesilaspere võib tõesti niimoodi öelda, on minu kallis Ammuker, aitäh teile. Kõik tohivad plaksutada. Ja Sabine, kes sa lihtsalt tulid ja ütlesid, et sa tahad tulla meile appi. Aitäh sulle, ma vähemalt lehvitan sulle siit poolt. Küll me siis kallistame. Aitäh. Ma loodan, et ma olen nüüd kõik teised, kõik oma abilised ära maininud, meie abilised. Kui ma kellega olen ära unustanud, siis ma küll pean vabandama, aga eks ma tänan siis pärast eraldi. Helimehed, jah. Tenno. Absoluutne professionaalsuse tipp. Einar, seal kaamera taga teeb tõsist nägu, et teeb tööd, eks ole, kõik plaksutavad. Aga ilma selleta ei oleks me midagi saanud. Ja muidugi pean ma ütlema seda, et meie ilm on väga soosinud see päike, mis täpselt sel ajal paistis kõrgel taevas, kui meie oma lehvivate lippudega läbi alevi läksime, tegi meie peo veel väga-väga palju ilusamaks. Sõrvemaa sõrmitsejad jäid mul umbes mainimata, just. Nemad on ju ka siin samas selles reas. Siin need ka veel. Tule sina ka siia. Pühast, tulge tagant, pöösa tagant välja. Tulge teie siia. Nemad tulevad veel lavale ja hakkavad meile täna õhtul pilli mängima. Keegi tahtis veel vahepeal rääkida, ma ei mäleta, kes see oli. Kas nüüd on kõik tahtnud, kes on rääkida? Laura ütles, et üks pillilugu tuleb praegu. Sõrmitsejad tulevad nüüd välja puusast.
ja nüüd ootab tort ees vaiees. minge ennem ruttu vaatama, kui lahti lõigatakse, iganes kena on teine. ja järgneb tantsiõhta. Thank you.